Hea erakonna esimees, tõenäoliselt taas valitav esimees, head liikmed üle Eesti ja siin saalis. Ma alustan kohe seoses Europarlamendi tööga Mardi kõne algusest, kus kõige enam on hetkel tähelepanu saanud viimastel päevadel ka Eesti meedias revolutsiooniline kokkulepe, mille üle on vaieldud 4 aastat ja teemaks on immigratsioonipakt. Ma veel täpsustan seda pakti võib-olla mõne nüansiga, mida üldiselt avalikkuses väga palju ei räägita ja ka meedia seda eirab teadlikult. Räägitakse sellest avalikkuses, kuidas selle pakti kohaselt on võimalik hakata kontrollima piiride peal inimeste tausta, võtma sõrmejälgi, saatma lihtsamalt tagasi inimesi, kellel puudub õigus asüülile ehk varjupaigale. Kuid see, millest ei räägita, on selle ajend ja tegelik põhjus migratsioonipaktile. Migratsioonipaktiga tuli välja Euroopa Komisjon 2019. aasta septembris, mida tutvustas siseasjade volinik proua Ylva Johansson Rootsist, kes oma nooruses kuulus kommunistlikusse parteisse ja sealt astus sotsialistide parteisse. Ja kui ta käis seda tutvustamas tsiviilasjade komisjonis parlamendis, mis tegeleb ka immigratsiooniga, siis ütles ta väga ausalt ja otse välja: Euroopa on vananeva rahvastikuga. Meil on vaja uusi inimesi, kes tööd teeksid ja kes peaksid üleval meie heaolusüsteemi. Ja pakti eesmärk on hõlbustada rahvaste rännet eelkõige 3. riikidest, kuna see migratsioonipakt ei puuduta mitte vähimalgi määral arenenud tööjõudu esimesest maailmast, nagu Austraaliast või Ameerika Ühendriikidest või Kanadast. See räägib ainult Lähis-Idast ja Aafrika mandrist. Ja selle asemel, et tegeleda demograafia probleemidega, ehk selle küsimusega, miks on Itaalias sündivus 1,2 last naise kohta, miks on Saksamaal 1,5, sellega me ei tegele. Me tegeleme hoopis sellega, kuidas hoida süsteemi vee peal veel järgmised 20-30 aastat, kuni see põhja vajub, niikuinii. Aga paktist lähemalt, millele ka Eesti valitsus andis heakskiidu väga lugupeetud siseministri juhtimisel. Pakti kohaselt nõustuvad liikmesriigid ümberjagamisega olukorras, kus esimesed sihtriigid nagu Itaalia või Hispaania ei suuda enam vastu võtta piisaval arvul immigrante ja need tuleb ümber jagada võrdsetel alustel teiste riikidega. Ja need riigid, kes ei soovi vastu võtta ja ütlevad, et teate, meil on siin niigi juba 25, ligi 30% mitte põlismaalasi, siis need riigid maksavad 20 000 eurot inimese kohta. Kui me arvutame, et Eesti peaks näiteks vastu võtma selle süsteemi alusel, järgmise mõne aasta jooksul 500 inimest, ja kui Eesti ütleks, et me ikkagi ei soovi vastu võtta 500 inimest, siis esitakse kena arve teele kandikul 10 miljonit eurot. 20 000 eurot korda 500, 10 miljonit. See on see poliitiline tegelik pool. Riigid, kes selle vastu olid, Poola ja Ungari. See rong ei ole veel lõplikult läinud, sest nüüd see tuleb Euroopa Parlamenti. Euroopa Parlamendis suure tõenäosusega see läheb läbi, sest Euroopa Parlamendi koosseisust 2/3 on inimesed, kellest suurem enamus istuvad seal, ütleme nii, et veedavad aega mõnusalt, et pensionit koguda ja kulgeda läbi elu oma kuulsusetu lõpupoole, sest mida muud neil enam jäänud on. Ja see vähemus, kes selgelt on sellise plaani vastu, et immigratsioonipoliitika võiks minna riikide käest ära Euroopa Komisjoni tehnokraatide ja bürokraatide kätte, on vähemuses. Kuid peale Euroopa Parlamenti peab seesama pakt minema Euroopa Ülemkogule, valitsusjuhtide kokkutulekule, kus on võimalik vetostada. Eesti valitsus seda loomulikult ei vetosta. Kuid nii palju, kui viimastel päevadel on olnud sõnumit Poolast ja Ungarist, siis nemad vetostavad selle igast asendist ja igast küljest. Kuid see ole muidugi alati aga. Ehk kui me näeme, et meil on 2 riiki ainult Euroopa Liidus, kes selgelt ütlevad, me ei ole sellega nõus, siis Poolas on toimumas sügisel valimised. Kogu Euroopa Komisjoni tegevus hetkel keskendub Poola õõnestamisele ja hävitamisele. Ja Poolas tänase võimu püsimine on väga noatera peal. Just äsja
nädal aega tagasi algatas Euroopa Komisjon menetluse rikkumise osas, mida Poola väidetavalt tegi, kuna ta lõi komisjoni selleks, et välja peilida ja otsida süsteemis Vene agente, kes on mõjutanud Poola poliitikat Venemaale kasulikus suunas. Samasuguse komisjoni võiks teha Saksamaal näiteks. Kui palju on endisi Saksamaa valitsusjuhte, kes täna istuvad Venemaa ettevõtete nõukogudes? Kui palju on endisi kantslereid, kelle juhtimisel anti täielik majanduslik sõltuvus Venemaa kätesse? Kuid loomulikult Saksamaa on püha lehm, sest tema juhib rohepööret. Kuid Poola on see kurjuse kants, kes ütleb, me ei luba pervertidel marssida LGBTQI 107 sugundi juhtimisel. Nad ütlevad, unustage ära migratsioonikvoodid. Meie panime piirid kinni 2015 ajal, kui suur naaber kutsus kõiki sõnumiga Wir schaffen das. Sama asi on Ungariga. Ma ei pruugi olla 100% alati nõus Ungari poliitikaga, kuid me kõik peame nõustuma sellega, et Ungaril on õigus teha täpselt sellist poliitikat, nagu nemad tahavad. Kas see meeldib teistele või meile või ei meeldi, selles ei ole küsimus. Kuid Ungari on sattunud loomulikult viimaste aastate jooksul korduvalt rünnakute alla. Ja järgmine rünnakuobjekt on see, et Ungari ei tohiks olla järgmisel aastal Euroopa Liidu eesistuja. Teatavasti iga 6 kuu tagant on erinevad eesistujamaad juhtimas Euroopa Nõukogu tööd, ehk siis ministrite koosolekuid. Tänane eesistuja on Rootsi ja selle töö tulemusel lepitigi kokku üleeile Luksemburgis siseministrite koosolekul migratsioonipaktis, sest Rootsi on seda teemat surunud viimased 6 kuud oma eesjuhtimise ajal. Järgmise aasta esimesel poolel peaks olema eesistuja Ungari ja nüüd on karjuvad sõnumid tulemas Euroopa Komisjonilt ja ka Euroopa Parlamendilt suuresti, et Ungari rikub Euroopa Liidu aluspõhimõtteid. Ja Ungari mitte mingil juhul ei tohiks olla eesistuja. Ma täitsa põnevuse ja huviga ootan seda, kuidas nad võtavad selle õiguse ära Ungarilt. Ja milline riik saab olema esimene, kes paneb referendumile lahkumise Euroopa Liidust. Teiseks, suurtest teemadest lisaks migratsioonile on loomulikult rohepööre, nagu siin juba korduvalt on ka mainitud. Rohepööre on fanatism. See on düstoopia, kus keegi ei taha kuulata ei fakte, loomulikult mitte teadust, kuigi teadust me pidime kuulama paar aastat tagasi igal hommikul ja õhtul meediast. Usaldage teadust. Kuigi nii palju, kui mina olen uurinud teadust, siis teaduse aluspõhimõte on see, kahtle alati teaduses, sest see viib teadust edasi. Kui me enam ei tohi kahelda teaduses, siis see pole enam teadus, see on religioon. Ja religiooni alusel ei saa tappa Euroopa majandust. Ei saa kinni panna Eesti põlevkivisektorit sellepärast, et me usume ja arvame, et äkki see päästab mõne loomakese või jääkaru. Ja selle tulemusel me muutume importivaks riigiks, kes sõltub teiste riikide heast tahtest ja varustusühendustest selleks, et Eestis oleks toad soojad ja elekter oleks olemas. Kuid see on tänane plaan aastaks 2030, selleks, et täita rohepöörde eesmärke. See on ka see põhjus, miks alles Saksamaa pani 2 kuud tagasi kinni oma viimased 3 tuumaelektrijaama ja räägib sellest, kuidas me kõik hakkame sõitma elektriautodega. Mina just kusjuures plaanin, kuna mul auto hakkab vanaks muutuma ja ma ei ole mitte kunagi ihalenud uute autode järgi, mis maksaksid liiga palju, siis ma vaatan just suure mahulise bensiinimootoriga kastiauto järgi. Põhimõtte pärast, et CO2 oleks võimalikult suur, et närvi ajada Süleksa Izmailovad ja kõik muud, kes tulevad rääkima mulle maailma pääsmisest. Minge põrgu oma maailma pääsmisega. Ja 3. teema, mis meid kõiki huvitab ja meile korda läheb ja mis kahtlemata oli ka viimaste valimiste üks suurimaid teemasid, on julgeolek. Julgeolek ja välispoliitika. Ukrainas toimuv sõda on tragöödia ja kahtlemata hoiatus meile, et üks naaberriik meie kõrval ei ole muutunud ega ei muutu mitte kunagi. Kuid samal ajal seda tragöödiat ja seda agressiooni üritab Euroopa Komisjon, Euroopa Parlamendi globalistid
kasutada kui õiget momentumit selleks, et föderaliseerida ka välispoliitikat. Kui me liitusime Euroopa Liiduga, siis räägiti meile väga paatoslikult, kuidas me oleme võrdne võrdsete seas. Meie häälel on võrdne kaal. Igal liikmesriigil on täpselt sama kaal, nagu on Saksamaal või Prantsusmaal või Itaalial. Kui meile midagi ei sobi, me võime vetostada, öelda, ei, see läheb vastuollu meie rahvuslike huvidega või meie julgeolekuga. Kuid tänaseks on Euroopa Parlamendi suurimad globalistid, nagu näiteks Urmas Paet, tegemas kõva tööd oma raportitega selleks, et rääkida vajadusest loobuda ühehäälsusest välispoliitika küsimustes ja minna üle kvalifitseeritud häälteenamusele. Lihtsas keeles öeldes, kui mõned riigid on vastu näiteks sellele, et kehtestada sanktsioonid, ma ei räägi täna Venemaast, ma räägin näiteks Eestist, kujutame ette maailma tulevikku. Eestis saab võimule õudne, paremradikaalne, ksenofoobne, äärmuslik, rassistlik erakond, kes ütleb, et teate, et ikkagi mees ja mees lapsi ei saa. Ja me pole nõus sellega, et nad laulatavad ennast Jaani kirikus ja tellivad surrogaatemade kaudu läbi inimkaubanduse lapsi Ukrainast, Venemaalt või USAst. Ja me keelame ära selle lihtsalt. Ja me ütleme ka, et migratsioonipakt oli väga halb mõte, kuna toonane valitsus oli mitte legitiimne, seega neil polnud mandaati nõustumaks migratsioonipaktiga, me lahkume sellest. Ja kujutame ette, et me ütleme, et teate, ka rohepööre on päris halb mõte, sest me tahame saada odavat elektrit, me tahame arendada oma tööstust, oma majandust, oma ettevõtlust ja me taastame põlevkivitööstuse. Siis kas te kujutate ette, milline ving tuleb Euroopa Komisjonist, millist raport hakkab tulema? Eesti on muutunud äärmusmaaks, kus ei austata inimõigusi ja soolist tasakaalust ja mida kõike veel. Ja üritatakse panna meile majandussanktsioonid peale. Siis olukorras, kus on kvalifitseeritud häälteenamus, kus vähemalt 65% riikidest, kes esindavad vähemalt 55% Euroopa Liidu elanikkonnast, ehk lihtsas keeles öeldes, Saksamaa, Prantsusmaa koos Itaalia, Hispaania ja mõne muu väiksema riigiga ütlevad, Eestile tuleb panna sanktsioonid peale, kaubanduse embargod. Siis see läheb läbi, sest Eesti võib vastu tantsida nii palju, kui tahab, Läti, Leedu ja Ungari või Poolaga, me jääme vähemusse. Aga täna kasutavad Urmas Paeti-sugused ainsa argumendina Ungarit. Näete, meil on raske panna sanktsioone peale Venemaale, kuna Ungari vastu. Seetõttu loobume ühehäälsusest, loobume meie kaalust tänases otsustamises Euroopa Liidus ja anname selle ära sakstele ja fritsudele ja konnasööjat, vabandust, ma ei taha öelda, prantslastele, ja kõigile muudele tehnokraatidele, kes hakkavad õpetama, milline peab olema Eesti iseseisev välispoliitika ja julgeolek. Me ei ole nõus sellega. Aga selleks, et sellega mitte nõus olla, tuleb veel võita valimised. Ja tuleb võita valimised ka järgmine aasta. Kui erakonna esimees keskendus oma kõne alguses ka sellest, et me ei pehmostu, me ei soinistu ja me ei hakka laulma seda laulu, mida räägib meile Delfi või Postimees, siis see on täiesti õige, sest meil on olemas väga ohtlik pretsedent põhjakaldalt, kui rääkida kallastest juttu. Eesti põhjakaldalt ehk Soomest. Mitte väga kauges minevikus oli väga asjalik parempoole konservatiivne erakond põlissoomlased, kelle ainus eesmärk oli saada valitsusse ja kelle erakonna esimehe ainus eesmärk oli saada ministriks. Ja nad said seda väga tubli tulemusega valimistel, härra Timo Soini sai välisministriks ja nii kui nad valitsuses olid, nende kõige suurem hetk oli lennata äriklassis Brüsselisse Euroopa kohtumistele, juua head paremat veini, kaaveri kõrvale ja elu oli kena. Aga mida nad enam ei teinud, oli see, mida nad lubasid. Kuidas kaitsta Soome huve, kuidas seista Soome inimeste eest. Ja selle karistasid Soome valijad ära, sest järgmistel valimistel põlissoomlased said tappa. Ja need haavad olid väga sügavad. Nüüd on Soomel uus võimalus, kuna põlissoomlased on uuesti minemas valitsusse. Loodetavasti nad on õppinud. Kuid see on hoiatav eesmärk, et kui eesmärgiks saab olema ainult võimule saamine, siis see on tehtav, aga see ei ole väga pika vinnaga just. Ja see võib lõppeda väga kiiresti.
mis jällegi ei tähenda, et arukalt ja tihti ka kavalalt käitudes tuleb saada maksimaalselt hääli, et pärast näidata nendele teistele, et meie oleme need, kes on võimul ja kes seisavad Eesti inimeste, Eesti riigi, Eesti majanduse ja Eesti julgeoleku eest. Meie käes ainult on Eesti kindlates kätes. Meie käes. Aga ootame plaksutamisega, kuna meil läheb kohe päevakord edasi. 364 päeva pärast on järgmised valimised, Euroopa Parlamendi valimised. Ja see on see hetk, kus tuleb meil koondada Eesti valijate toetus meie taha. Sest selleks ajaks on piisavalt aega mööda läinud, et Eesti valija oleks saanud tunda seda rõõmu ja armastust, mida kätkeb endas uus automaks, käibemaksutõus, tulumaksutõus, toredad abielud uute vormidega. Ja see on see hetk, kus tuleb meil koondada maksimaalselt toetus meie selja taha, et meie erakond võidab järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimised ja kui ma ütlen teile statistikat, siis tänase seisuga me võtame vähemalt 2 kohta, kuid kuna Eestil on täna 1 koht enam, kui oli 2019, tänu Brexitile ehk Suurbritannia lahkumisele sai Eesti juurde ka 7. koha Euroopa Parlamendis, siis 25+% on meil võimalik püüda ka 3. kohta. Ja see tähendab seda, et Reformierakond saab 2 koha asemel 1 koha, Keskerakond võiks üldse mitte saada, Eesti 200 tõenäoliselt on alla valimiskünnise järgmiseks aastaks, nad teevad kõik selleks, et teha asju uutmoodi, uut vanamoodi, aga meie käes on olemas kõik võiduvõimalused, kui me töötame sama põhimõttekindlalt edasi, sama arukalt, samade väärtustega ja sama kavalalt, et hävitada meie vaenlased ja seista selle eest, mis on meile ainukene maailmas, meie Eesti. Elagu Eesti ja ilusat päeva teile!